tere! Oled tulnud kuulama Pesitsusraadio saadet ja täna on külas Kristiina ja Kairi ansamblist Naised köögis. Mina olen Farishta Moeller, saatejuht ja tervitan teid kõiki ja tere Kristiina ja Kairi! Tere! Tere! Kõigepealt küsiksin teilt mõlemilt, kuidas te keskkonnateemadeni või nendes teemades üldse kaasa rääkimiseni olete jõudnud? Äkki Kristiina, sina sooviksid alustada? Jah, see on muidugi suur küsimus, et ma annaks sellele pikalt vastata ja võib-olla omal kombel ma olen oma loomingus ja lauludes sellele küsimusele ka vastanud. Aga ma võib-olla 2 inimest tooksin välja, et üks on minu isa, kes nagu kultuurilise poole pealt on mind hästi palju metsa viinud lapsepõlves ja rääkinud kuidagi loodusest seosest kultuuriga ja pannud mind nagu nägema sellist Eestit või maailma, kus kultuur ja loodus on mingisuguses üksteist toetavas sümbioosis ja kus on nagu põnev elada. Ja teine on minu vanaisa, kes on olnud selline mingis mõttes täitsa loodususku mees, minu ema isa. Ja tegelikult peab kohe ütlema, et ta oli ka jahimees, selline harrastusjahimees ja ma olen vanaisaga koos ka jahil käinud lapsepõlves, nepijahil ja sokujahil. Aga selle juures nagu vanaisa rääkis mulle igasugustest loodusseadustest, millesse ta ise uskus kõvemini kui ükskõik mis testamenti. Ja ütles, et loodusseadused ikkagi meid kannavad siin, et me oleme ise sellest üks osa ja seda unustada on suur hukatus. See on lühidalt minu lugu, aga võime nagu täpsemaks minna. Kairi? Mina pigem mõtlen selle peale, et ma olen maailmas päris palju ringi rännanud ja kui sa vaatad seda nagu igas riigis erinevalt, kui hästi või halvasti keskkonnaga teemadega tegeletakse, siis sa saad aru, et hoolimata sellest, kui hästi või halvasti mingis riigis on, see paratamatult mõjutab absoluutselt kõiki, kes seal ümberringi elavad. Võtame kas või näiteks Suure Venemaa, eks ole, kus ei ole siiamaani mitte mingisugust taara vastuvõtusüsteemi. Kujuta ette neid mitu miljonit inimest, kes see prügimäär, mis läheb ja mida ei taaskasustata, see on lihtsalt niivõrd kohutav. Ja siis ma mõtlesin, kuidas tihtilugu selle peale, kuidas see väike Eesti siin selle Venemaa külje all, kus lihtsalt tehastest voolab vett igasugu solki. Õnneks on Läänemeri sellise keeruga, et see solk läheb ikkagi suures osas Soome rannikule, aga mitte midagi pole teha. Me peame tegelema sellega kõik koos, see ei ole nagu ainult ühe riigi teema, see keskkonnahoid, vaid see on absoluutselt kogu maailma teema. Et siis seda suurt pilti vaadates siis tunned, et see muutub isegi peaaegu täiesti jõuetuks nende teemadega, et kuidas ma saan seda kõike, seda suurt süsteemi mõjutada, et seal toimuks midagigi. Ja siis ei jäägi sul muud üle, kui sa alustad lihtsalt iseendast, et oma pisikestest sammudest, oma väikesest jalajäljest, oma pakendi sorteerimisest, sellistest väikestest tasastest sammudest. Süda peab kuidagi jääma rahule, sest et sa väga suuri süsteemi üksikisikuna muuta ei saa. Kuigi tahaks. Mul kohe siit tuleb veel üks seos, et siin meie kõrval Tartus praegu on Toomemägi ja on üks tore vaateplatvorm, kus näeb nagu sinna Räpina poole ja tasased maad ja just üks selline huvitav kultuuriajaloolane ekskursioonil ütles, et vaadake, et kui me oleksime nüüd veel paarkümmend meetrit kõrgemal, et siis me võiksime siit peaaegu nagu Venemaad näha. Ja kujutage ette, et siit laiub sealt Eesti piiri tagant 11 000 kilomeetrit ja selle taga on veel Hiina ja kõik need kauged rahvad seal. Nii et mul tuligi nagu meelde, et selle perspektiiviga, et kui mina käisin
Hiinas üliõpilasena, et siis ka minu jaoks nagu juhtus midagi täiesti pöördumatut maailma tajus. Et neid Hiina suurlinnu nähes ja inimesi ja tegelikult tohutut räpakust. Ja ma tundsin, et me peame midagi tegema ikkagi selle Mordori vastu ja siin Toomemäe nagu selle veere peal olles ma natuke tunnengi, et me oleme kõik siin pisut nagu selline lääne viimane rinne ja ka oma sellise nagu hästi loodusteadliku mõtteviisiga, et kindlasti neid kogukondi, kes samamoodi mõtlevad, on ka ida pool palju, aga see on ikkagi tohutu 100 miljoni ja veel palju rohkem jõudu, mis sealt tuleb ja ka hästi palju lollust ja hoolimatust, millele peab vastu seisma. Aga kuidas kultuuriinimesena, muusikuna, luuletajana, kui palju vahendeid te tunnete, et teil on selles kõiges kaasa rääkida, mis siis ei ole kunst või muusika või luule? Kairi? Minu meelest see teema ei küsi absoluutselt elukutset ega tegevusvaldkonda. Siin ta võid olla ükskõik kes, ikkagi see peab sind puudutama, sest see on sinu tervis ja see on sinu laste tervis ja see on sinu laste tulevik, mida need teemad seovad omavahel. Kristiina? Mina tunnen, et väga oluline on, et inimesel oleks hääl ja kahtlemata see on üks põhjus, miks ma kirjutan, laulan, teen laule. Ja ma tajun väga teravalt seda, et väga paljudel inimestel ei ole maailmas häält, väga paljudel mõtteviisidel ei ole häält ja ka loodustundlikel inimestel on kahjuks harva hääl, mis maksab. Ja samas nad räägivad nende eest tihtipeale, kellel pole üldse suud, aga kellest sõltub meie elu. Loodustaimed, loomad, võib-olla me mõistame ainult seda, kuidas nad appi karjuvad, aga paljud võib-olla ei mõista sedagi. Nii et mingil määral nagu tõlkida seda suuremat osa elavast loodusest. Inimene on ikkagi vähemus. Ja praegu teil on ka ju, teete laulu, on ju, ja võib-olla räägite lahti seda projekti, kus on ka sõnum, muusika, kõik see asi kokku ja selle taustast ja eesmärkidest. Tegelikult me hakkasime seda laulu tegema juba peaaegu aasta tagasi, et see on väga-väga pikk protsess olnud ja me tundsime, et maailmas oleks vaja ühte sellist laulu, mis räägib ka looduse hoiust ja keskkonnakaitsest ja kõigist neist teemadest, mida võib-olla tihtilugu laulu sisse mitte kunagi ei panda. Et laulud on tihtilugu pigem meelelahutuslikud ja võib-olla ei kanna nagu sellist suurt sõnumit. Ja siis meil oli meilt küsiti tegelikult ka sellist laulu ja me mõtlesime, et mis see teema võiks olla. Laulupidu küsis meilt laulu, et mis see teema võiks olla ja me leidsime, et praegu, nüüd ja praegu ja küsisime hästi palju ka noortelt, kuna pidi tulema noorte laulupidu, eks ole, et praegu, nüüd ja praegu on noortel väga suur teema ka keskkonnahoid, mitte ainult meil emadel, vaid ka meie lastel on see väga-väga oluline teema. Ja mina vaatan oma lastest ka, kes on siuksed umbes 30-sised, et tegelevad sellega täiesti teadlikult, reaalselt igapäevaselt, kuidas paremini säästa, kuidas taaskasutada, kuidas hoida loodust. Et kõiki neid hääli kuulates me tundsime, et tõepoolest, et vaja oleks teha üks laul. Ja see ei oleks see laul, mida meie laulame, vaid see oleks see laul, mida me anname lastele laulda. Ja siis me panime laste mõtted kõik sinna laulu sisse. Ja sündiski laul, kus lapsed küsivad emade, isade, järgmiste põlvede käest, vanemate põlvede käest,
mis maa meile jääb, mis maa te meile jätate? See on üks väga suur küsimus. Kristiina. Jah, et eks tundub nagu iga põlvkond peaks rääkima ainult iseenese eest. Aga mina olen tajunud, et lastel väga pikka aega ühiskonnas ei ole häält. Ja praegu ma tunnen, et see laste tekkiv hääl, see on meie lootus. Ja hetkedel, kus ma olen olnud näiteks väga masendunud keskkonnateemadest ja neid hetki on päris palju, on mind lohutanud mõte, et iga põlvkond on üürike ja meist edasi võib sündida mõni nagu väga helge pea ja väga julge süda. Ja samas, eks ise olles õpetajana töötanud ja õppejõuna töötanud, ma tean, et neid julgeid südameid ja helgeid päid ei sünni ka lihtsalt pärit tühjast kohast. Et mida me nagu vanema põlvkonnana saame anda, on ikkagi julgustada, tekitada seda kasvulava, olla oma sellise loomingulisuse ja hakkamisega eeskujuks ja anda lastele hääl, anda neile võimalust ennast väljendada ja küsida neile olulisi küsimusi. Ja kuidas teil sellega nagu, te ütlesite, et sellega te olete tegelenud üle aasta ja te olete nagu kuhugi välja jõudnud, ehk siis nüüd hakkab see vormi võtma see projekt, kas on nii? Ja see on meil praegu ka hooandjas, kuigi alguses me lootsime, et saame seda ilma täiesti nagu vabatahtlikkuse põhiselt teha, sest me ise teeme seda täiesti vabatahtlikena. Paljud, kes on sellega liitunud, teevad seda samuti lihtsalt õhinapõhiselt. Aga nagu mingisugused kulud tulevad juba sealt maalt, et me tahame teha sellele ka videot. Ja on vaja salvestada nii Estonia poistekoori kui tütarlastekoori, kui ka Pärnu linnaorkester on mänginud sisse ja mitmed suurepärased muusikud on meiega liitunud. Nii et tegelikult on see kõige suurem projekt, mida Naised köögis on kunagi juhtinud. Selles on palju tipptegijaid muusikas, Hirvo Surva, filmikunstis Joosep Mattius ja Katri Rannastu, seade poolelt Arno Tamm, kogu aeg on meid aidanud Silver Sepp. Nii et me tahame teha sellest midagi ägedat, mis jõuaks ka Eesti piiridest väljapoole ja meil on sõnad juba valmis, viis valmis. Poolenisti on see laul ka juba sisse lauldud ja salvestatud, et nüüd mõne päeva pärast lähevad poistekoorid oma osa tegema ja mõne nädala pärast tuleb ka suur videofilmimine Tuhamägedel. Nii et selleks kõigeks me palume hooandjatel hoogu anda kõigile neile, kellel on rasketel tundidel see sama lootus, et kui me ise midagi välja ei hau, siis noored ja meie lapsed seda siiski teevad. Aga sõnadest, mis sõnumit see laul kannab lisaks pealkirjale, mida te juba ütlesite, et mis maa te meile jätate? Selles laulus on väga palju küsimusi. Seal on väga palju küsimusi ja need ei ole nagu retoorilised küsimused, kuigi võib ka niimoodi mõelda, aga tegelikult ma arvan, et nende küsimuste vastuste võimalikkusesse peab ikkagi nagu uskuma. Ja samas on need ka kohati traagilised küsimused. Aga refrääni osa siis
no näiteks traagiline küsimus, et mis maa meile jääb, mis maa, mis õhk, mis vesi, mis maa meile jääb, kas jääb ka linnupesi? Et võib-olla veel 10 aastat tagasi ma oleks kehitanud õlgu ja öelnud, et mis asja, muidugi jääb. Aga ma arvan, et praegu on igale mõtlevale inimesele selge, et see ei pruugi olla 200 aasta pärast selle planeedi reaalsus, kui nii edasi läheb. Ja see puhas õhk on tasuta ja puhas vesi on tasuta, see on juba praegu väga paljudes riikides, see ei ole lihtsalt enam nii. Ma tahaks, et meil oleks. Kairi, saaksid midagi ütlema? Ja seal on ka sellised sõnad, mis maa meile jääb, kas haljas helesinine või jääb vaid planeet, mis laastatud ja tuline. Et see on ikkagi absurdne, et peaaegu pool maakera saab puhast vett ainult pudelist. Võib-olla rohkemgi. Maa meile jääb, kui sa ei taas kasuta. Ma tahan sellist maad, kus puhas õhk on tasuta. On ka selline nagu laul, kus noored saavad öelda oma loosungi ja selle, mida nad tahavad tulevikust. Ja need sõnad tekitavad külmavärinaid täiesti nagu esiteks see riim seal ilmselt ja see, kuidas need sõnad kõlavad, aga ka need mõtted, et kõigepealt kuulad ära, siis saad nagu mõttest aru ja siis saad nagu veel mingist teisest sellest, ma ei tea, dimensioonist või mingist tunnetusest aru. Et kas kuidagi, kui me räägime nagu sõnumi edastamisest, kas te olete tähele pannud või, et mismoodi sõnumit peaks üldse esitama, et inimesed kuidagi selle vastu võtaksid või kui me räägime näiteks linnupesadest või pesitsusrahust või lindudele selle ruumi ja aja jätmisest, et nad saaksid seal rahulikult pesitseda. Kuidas see sõnum üldse inimesteni viia, kellele seda ei ole varem viidud? Paar aastat tagasi me tegime Silver Sepaga koos laulu või tegelikult oli see üks laul, mis jäi minu luulekogust janu on kõikidel üks välja. Et ma olin ta kuidagi kirjutanud mingisugusele paberiserva peale ja kui oli aeg luulekogu trükki saata, siis ma olin unustanud selle sisse toksida. Ja ma tundsin, et midagi on nagu puudu, aga Silver õnneks leidis selle luuletuse, selle paberilipaku pealt ja tegi sellest laulu. Ja sündis lugu Ma nõuan linnurahu. Et see on, võiksin selle korraks ette lugeda. No paljudele siinkuulajatele kindlasti ei ole uudiseks, et igal aastal meie kevadsuviste raiete tõttu jääb koorumata või sureb 200 000 linnupoega või rohkem ja igal aastal väheneb Eesti metsalindude arvukus 59 000 linnupaari võrra või rohkem. Ja just kui kuulasime ülemöödunud aasta seda vabariigi aastapäeva ilusat kontsertetendust Igal linnul oma laul, mis tegelikult väga meeldis ja millel oli sügav ja selline folkloorne sisu, siis ma tundsin, et vaid need arvud jäid nagu välja siristamata. Võib-olla see oli üks tõuge, miks ma selle luuletuse kirjutasin. Mets pesitseb ja paljuneb ja poegib, kui sinna sisse sõidab harvester. Kui palju tapetakse, inimsilm ei loegi. Ei ole kuuljat appi karjetel. Riik kõlgu kehitab, ei ole seadust ja seda teha võtaks palju aega, kuid linnupoeg vaid palub meie headust. Hetke, kui ei tuldaks valjus aega. Ta kohe tiivat sirutab ja läheb igaveseks ära sellelt maalt, kus lihtsalt halastust on üha vähem ja üha rohkem ahned kirvekaart. Siis täitke vaikust tehislindudega, kes säutsuvad ja midagi ei palu.
kord aga päris elu ehtis seda, kännulaand täis kurba kaotusvalu. Liig paljud pagevad siit mujale, hing valus, süda võimalustel valla. Maal, mis teeb haiget linnupojale, on liiga häbi inimene olla. On sinine ja valge, kas mustast teeme halge, põrgu raie mahud, ma nõuan linnurahu. Mets, vint ja rasvatihane on kodutud ja vihased, oh lõpetage palun, ka varesel on valus. Ja seda saab siis kuulata Silver Sepp YouTube'i vahendusel. Ma nõuan linnurahu. Ja aitäh seda ette lugemast. See viimane rida, et ka varesel on valus. Tihtipeale tuuakse ju, meil on toodud neid teemasid, et aga linnalinnud ja nende pesitsemine ja varesed ja nad ju segavad ja et see teema läheb laiemale kui mets, jah. Kas Kairi, äkki küsin sinu käest vahepeal, et kuidas sulle tundub selles mõttes või kuidas sa ise saad sellega hakkama või sa ütlesid, et süda peab rahul olema, sellepärast, et kõigega ei saa alati, kuidas öelda, nagu võib-olla nii hullusti kaasa minna või suuri süsteeme võib-olla ei ole nii suurt võimekust üksikisikul muuta. Kuidas see kultuuri või muusiku või sellise inimesena, kes loob kunsti, selles maailmas nagu ellu jääda, kus võib-olla seda tundlikkust on nagu rohkem? See on võib-olla isegi küsimus kogu pundile Naised köögis, et me oleme omavahel seda teemat päris palju arutanud terve selle aasta jooksul, alati kui meil on kas proovid või on siis olnud salvestused, siis on alati need teemad läinud ka nagu nendele nüanssidele, mida igaüks natukene teeb. Näiteks tõepoolest meil on igaühel väike sihuke oma pisike katseaed, et lihtsalt ei pea näiteks poest tilli ostma, et saad selle tilli oma peenralt, kas või selle suvise tilli, eks ole, või et mingisuguse maitseaine või siis selle ühe korvitäie kartulit sa ei osta poest, või ei lähe taluniku juurde, vaid kasvatad ise. Et sellised pisikesed sammud ja mina ei tea, see linnuteema on üldse, ma tulin eile just maalt, meil on väike talu seal Karksi vallas või nüüd on ta juba Mulgi vald. Ja siis ma istusin seal lihtsalt 3 tundi niimoodi seal keset seda välja ja seal oli selline kontsert, seal on ju kõrghaljastus, eks ole, mets ümberringi, et see oli selline kontsert 3 tundi, et ma ei raatsinud ära tulla, igasugune Beethoven kahvatus selle kõrval, milliseid ägedaid sekundilisi trillereid need vidistajad seal puude vahel välja lasid. Ja muidugi siis tuli sinna üks hirvesokk, kes tegelikult ma ei märganud teda, ta istus seal niimoodi minust umbes mingisuguse 50 meetri kaugusel, peesitas seal sama põllu peal, kus mina neid linde kuulasin. Ja siis ma püsti tõusin, siis tõusis tema ka püsti. Ja siis ta tegi siukse koleda häälega mulle. Nüüd on pass ka kohal. Ja siis ta pani seda mööd niimoodi seal, ikka mitu korda niimoodi, et mul olid silmad ümmargused, mõtlesin, et kas hakkame pusklema või. Et see loodus on meist tegelikult mitte sammukese kaugusel, vaid ta on täpselt siinsamas, kus me oleme. Et linnainimesele võib tunduda, et loodus on kuskil eemal ja seal kuskil toimub midagi, aga see ei puuduta mind. Aga kui sa ikkagi ka linnas kuuled äkki, et üks ööbik on su akna taha nagu laulma tulnud, siis see teeb nagu nii palju rõõmu ja sa oled nii tänulik selle väikese laulu eest, mis sa saad tema käest. Et see loodus tegelikult ongi muusiku jaoks ikka üks väga suur inspiratsiooniallikas, et kust mujal sa selle kanali loominguks lahti saad, kui mitte looduses. Võib-olla mõned saavad kuskil tehiskeskkonnas ka, aga mina ei oska. Minul on ikkagi nagu regilaulud ja üldse laulmine ja inimese hääle tekitamine, see on kõik nii palju seotud sellise loodushäältega samamoodi.
see on see instrument, mis meil on kaasas ja see loodus pakub meile seda oma instrumenti sellisel moel vastu. Aitäh, aitäh. Ja Kristiina, tahad sa midagi lisada? Minul on viimasel ajal mõtteainet pakkunud see, et me oleme üks omamoodi ahviliik. Ja nii huvitaval kombel, et nii kerge on seda kuidagi nagu välja naerda, et ei, et me oleme ju inimesed. Ja samas nagu, mis seal vahet, et me oleme üks loomaliik, et see on nagu kindel. Aga minu jaoks on kogu aeg nagu ikkagi selline filosoofiline küsimus, et missugune loomaliik me siis ikkagi tahame olla. Ja selge on see, et me ei ole oma positsiooni siin looduses saavutanud tänu oma, ma ei tea, küüntele ja hammastele, vaid mõtlemisvõimele. Ja nüüd oleks nagu aeg seda eriti suurelt ja humaanne sõna siin ei kehti, sest et tegelikult peaks nüüd nagu me arvestama kõikide teiste liikidega, kui mitte kellegi muu, siis iseenda pärast. Ja selles on nagu ka mingisugune nagu jumalik lootus tegelikult minu jaoks, et ikkagi kuidagi see terve mõistus nagu võidab või mingi südame headus. Et see ei ole ainult mõistus, millega inimene on selle positsiooni saanud, et seal on nagu veel palju muid vaimuandeid ka nagu koos, et kindlasti on vastuväiteid, et kõige julmem liik ja nii edasi, aga kui ma enda ümber vaatan, siis ma näen nagu palju südameheadust inimestes ja palju tahet aidata ja mitte ainult nagu küünilist ja julma enesekeskset maailmapilti. Ja ma tahaks, et see võidaks ka nendes keskkonnaküsimustes, et tegelikult ju see, mida ka Hasso Krull räägib, et ka põder ja rästik on Eesti kodanikud. Et mingis mõttes samamoodi see kõlab naljakalt või sama naljakalt kui see, et me oleme ahvid. Aga minu meelest on see absoluutne tõde. Ja ma nägin hiljuti Tartu lähedal ühte sellist pilti, kus rebane oli mingi linnupoja kuidagi kätte saanud ja jooksis sellega üle põllu ja tema kannul oli nagu tohutu kari linde, kes püüdsid ikkagi teda takistada. See linnupoeg säutsus ja need isa ja ema nagu rapsisid seda rebast tiibadega, eks ju. Et see on võitlusliikide vahel, võitlus on kogu aeg. Aga püüdes nüüd sama asja teha, et mida saab linn, see ei olnud väga lootusetu isegi, et see oli nagu, ta oli tühja välja peale, need linnud tegid seal rebasele palju paha. Aga mida saab üks linnuema või linnuisa harvesteri vastu? Et see on lihtsalt retooriline ja väga valus küsimus ja inimestena me tegelikult võiksime suuta kaasa tunda või minu jaoks algabki sellest kohast ikkagi inimene. Kas ta suudab kaasa tunda? Ja mainin siin vahel, et Hasso Krull on homme õhtul kell 8 Pesitsusraadios, et siis on väga hea siuke üleminek ja väga ilusad mõtted. Ma ise olen ka mõelnud selle peale, et kui räägitakse, et me kaitseme oma, ma ei tea, valla elanikke, siis tegelikult, kes need elanikud on, et äkki peaksime hakkama vaatama oma liigist kaugemale. Küsiksin üldse kultuuriinimeste pöördumiste kohta umbes, see oli vist 2016. aastal, kui näiteks oli üks pöördumine just poliitikutele, et kuidas see nagu kultuuriinimeste siseselt nagu teile tundub, kuidas see on, et kas ollakse nagu hästi ühte meelt, kas on väga lihtne saada kõiki inimesi nagu taha, kui tahta nagu mingi pöördumine teha või milleski nagu sõna võtta ja teisest küljest ka, kuidas
poliitikud nagu tunduvad seda nagu vastu võtvat, seda põhimõtteliselt sisendit ju, mida väga tugevalt neile antakse. Ma ei tea, kumb teist tahab vastata kõigepealt. Ma küll ei oska selle peale vastata. No Toomas Trapido kirjutas suurepärase artikli oma mitmekümne aasta kogemusest Eesti poliitikast ja Rohelise erakonna ja Elurikkuse erakonna osutamisest ja sellest kogemusest Riigikogus. Kas loodusel on hääl Eestis? Et minu meelest tasub see lugeda ja mõtiskleda ka selle üle, et kas me oleme ise neid erakondi valinud ja milline esindatus on nagu praegu Riigikogus Eesti loodusel, kes esindab rästikut, kes esindab lendoravat, kes esindab seda linnuema, kellel ei ole harvesteri vastu midagi teha. Kes esindab neid perekondi, kes on oma viimast raha kokku võttes maale kolinud ja tahtnud oma lastele pakkuda puhast arengu- ja kasvukeskkonda ja kelle ümbert võetakse metsad ära ja põllud väetatakse kunstväetistega, nii et ära saada lapsi üldse isegi õue mängima. Ja lõpuks nad leiavad ennast lihtsalt ühel kurval raielangil. Et kes neid praegu esindab? Ja ma arvan, et paljud minuvanused on ka väsinud. Ja meiegi Naised köögis praegu näeme, et see projekt, mida me veame, mis maa meile jääb lauluga, et seda on raske teha ja raske on saada inimesi selle taha, sest et tegelikult väga paljud on tüdinud, väsinud, pettunud ja võiks isegi öelda, et depressioonis on nähtud, et pöördumised ükskõik kui suured ja kui allkirjarohked tihtipeale ei kanna soovitud vilja. Isegi noored oma kliimastreikidega Raekoja platsidel on võrdlemisi väsinud. Niisama palju kui neid, kes võib-olla nagu mõistavad Greta Thunbergi suguseid noori. Niisama palju on ka neid, kes neid alavääristavad, naeruvääristavad, häbistavad. Nii et see on üks valus ja verine võitlustander, kus on tähtis jõud, südameheadus ja vaimsed võimed. Kairi, tahad sa praegu midagi lisada? Mul tuli meelde üks lugu ja ma ei tea isegi, mul nii vähe sellest meeles, isegi seda inimese nime ei mäleta, ma ei mäleta, kas oli Margaret Mead või kes see võis olla, üks väga tark naine igatahes ja ta oli just loengut andmas ja loengus üks tudeng küsis tema käest, et millal algas kultuur ja ta oleks võib-olla oodanud erinevaid püramiidide ja kõikide võimalike erinevate ehitiste ajalugu või siis kivijäljendite või muististe ajalugu. Aga see tark naine ütles selle peale, et kultuur, armas sõber, algas siis, et kui inimene, kes oli jalaluu murdnud, elas veel pärast seda 10 aastat. Ehk siis see kaastunne, mis inimesel kui sellisel loomaliigil on, see kaastunne võimaldas sellel liigil siiski edasi püsida, ellu jääda ja ka haigel inimesel selles kogukonnas edasi toimida. Et võib-olla see peakski meid hoidma selle mõtte juures, et me oleme see kultuur, kes hoiab neid, kes on väetimad ja ei saa hakkama ja me ei jäta neid sinna vedelema kuskile roiskuma metsa alla, vaid me võtame nad kaasa ja toidame neid ka siis, kui nad tõesti enam ise ei jaksa liikuda. Kuidagi see lugu tuli mulle
me oleme see kultuur, kes ei hooli ainult oma liigist. Et see on mulle nagu väga tähtis, et me suudame ka teistele liikidele kaasa tunda. Just. Ja see pesitsusrahu teema on ju väga täpselt see, et kas me suudame nagu kuidagi oma tegevust niimoodi planeerida ja nagu päriselt tahtagi planeerida nii, et mitte, et ma pean vormiliselt raierahu ja siis võib-olla saadan kõik oksahunnikud hakkesse ja ma ei tea, puhastan teid ja kraave ja kõike ja selle käigus, ma ei tea, võsa ja puud lendavad või et ma tõesti mõtlen, et okei, et praegu on pesitsusrahu ja ma ei lähe sinna metsa võib-olla muidu, kui et võib-olla jalutama või niisama on ju, et mingite masinatega nagu mitte, et ja see teistest liikidest ja üldse nagu endast väljapoole vaatamine on hästi eriline kuidagi. Ma tunnen seda, et nii paljude kliimateadlaste ja keskkonnauuringutega tegelevate teadlaste kõrid on paistes karjumisest, et praegu on tõesti viimane hetk ja me peame nagu väga ruttu tegutsema. Ja et kui sa küsid, et mida kultuuriinimestena me saame teha, siis ikkagi aidata häält teha ja aidata väljendada seda tegelikult väga keerulist filosoofilist inimeseks olemise tarkust, mida praegu meil justkui peaks olema inimkonnana rohkem kui kunagi varem, et need halvad asjad ära hoida. Et me kultuuriinimestena saamegi aidata koondada seda tarkust, seda nagu fokusseerida ja see meie laul, mis maa meile jääb, püüab seda teha, et me oleme pannud sinna kõigi meie laste tarkuse, neid kuulates püüdnud sõnastada seda, mis on tuleva põlvkonna küsimused number 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja kui sa tunned ka, et sa tahad selles paadis meiega olla ja seda purje lehvitada, et siis hooandjas on võimalik meiega koos seilata sellel teel. Jah, mingis mõttes saavad kõik selle laulu sünnile kaasa aidates ka ju tegelikult sõna otseses mõttes olla ise selle laulu tegijad, et kõik, kes meid toetavad, saavad ka oma soovile vastava kingituse, aga samas saavad olla ka ühed sellest laululoojast, sest see laul ei sünniks ilma hooandjate abita. Me ise ei saa üksinda sellega hakkama. Meie partner on ka Rohetiiger ja me tunnemegi ennast vahepeal ka sellise roheliste tiigriemadena, kes proovivad sellist suurt hüpet teha ja tahaks, et neid emasid ja isasid oleks järjest rohkem. Ja see on küll üks asi, et kuidas saada nii, et kõik julgeksid või tahaksid või tunneksid, et neil on hääl, nagu sa ütlesid, Kristiina, ja et nende hääl nagu loeb ja et nad väljendavad seda niimoodi siis, et teiste heaks ka, mitte võib-olla ainult, siin tuleb muidugi mängu see, et maailmas on palju vaesust ja kui on ikkagi väga vaene inimene, siis on keeruline võib-olla mõelda globaalsemalt ja mõelda linnupesade peale ja kõik nii. Kuigi samas ma ei kujuta ette, et inimene, kes elab metsas või on kuidagi loodusega kooskõlas, tajub, mis seal toimub, et siis ükskõik, mis tema elus on, et ta ikkagi nagu peaks midagi tegema, et kahjustada linnupoegi, et see ikkagi tundub mulle võimatu. Aga Kairi ja Kristiina, küsin teilt veel, et äkki saate lõpetuseks, mis on teie võib-olla veel teile südamel, mida te ei ole saanud praegu väljendada või öelda, et siis praegu on just see hea hetk, Kairi äkki? No, mina vaatan ikkagi, nagu ma juba alustasin juttu, ma vaatan seda suurt tervikpilti ja mõtlen kogu aeg selle peale,
ka see, mis toimub Indias ja see, mis toimub Lõuna-Ameerikas ja see, mis toimub Alaskal, Antarktikas ja Arktikas, see on tegelikult, me ei ole selles maailmas üksi, need kõik need maailma osad on, meil on ainult üks maakera. Ma täpselt ei teagi seda numbrit, palju meil siin maakera peal on, aga meil on see maakera ainult üks. Ja see on asi, mida peaks nagu absoluutselt iga inimene, mille peale mõtlema, et me oleme suur energeetiline võrgustik selle maakera peal ja me oleme selle maakeraga seotud, me sööme seda toitu, mis maa meile annab, hingame seda õhku, mis selle maakera ümber on. Et kuidas me saame ikkagi niimoodi, et mõni arvab, et ta käib siin täitsa üksinda. No ei käi, ikka kõik me oleme koos ja me peame selle teemaga koos tegelema. Olgu nii rikas riik kui tahes, olgu nii vaene riik kui tahes. See kliimamuutusi, neid ei mõjuta riigipiirid, need on meie kõigi ühine asi. See on mul kogu aeg südamel, aga... Aitäh! Mina tahaks öelda lõpetuseks, et kui me keskkonnateemadest räägime, siis tihtipeale nagu vajub mingi must pilv peale, sest me nagu arvame teadvat ja kahjuks ka teaduslike arvutuste põhjal kujutame ette, kui õudseks see asi võib minna. Aga mul on alati nagu see lootus, et me ei oska ette arvata head mõnikord. Ja siis ma püüan nagu kas või vägisi ette kujutada, et ka praegu meie kuulajate hulgas on mõni noor, kelle peas sünnib mingi selline mõte, mida me võib-olla praegu siin ei oska ette ka kujutada. Need noored on ülinutikad. Ja võib-olla ta on ka praegu näiteks masenduses, ta lõpetab kooli, ta pähe peavad mahtuma, ma ei tea, mingid tohutud numbrid ja võrrandid ja asjad, mis teda üldse ei huvita. Ja võib-olla ta on ka nagu poolenisti, ma ei tea, hikikomoriks muutumas ja ta ainus parim sõber elab Austraalias ja pole ta mitte kunagi näinud. Aga ma nii loodan, et see meie tänane jutt ja ikkagi midagi on, mis teda äratab niimoodi, et ta tahaks tegutseda ja ta tuleks välja ja ta ütleks oma sõna ja ta leiaks kaaslasi ja tunneks, et see kõik ei ole lootusetu. Et minu meelest on selles nagu võim ja lootus ja vägi. Ma olin sellel koosolekul, kui asutati Elurikkuse erakonda 3 aastat tagasi. Ma ise ei läinud tookord poliitikasse, kuigi kutsuti. Ja ma ütlesin nii, et ma püüan teha seda, mida te teete poliitikas oma loomingu kaudu. Ja ma tunnen, et kõik inimesed, kes on üritanud, on mõnes mõttes nagu minu vennad ja õed. Et me oleme kuidagi väga tihedalt seotud omavahel. Ja üldse on hästi kummaline, kuidas me oleme nagu vaimseid võrgustikke pidi seotud. Ja tookord seal Elurikkuse erakonna asutamisel oligi vist Toomas Trapido, kes kinkis okastraadi külge kinni jäänud merikotka sule igaühele, kes seal oli mõtte ja nõu ja jõuga abiks. Mina sain ka ühe sellise sule. Ja ma mõtlen, et ma nagu mõttes puhun selle sule võrseid nagu kõigile, kes te meid praegu kuulate. Ja igaüks mõtestaks seda sulge omal kombel. Et see on nagu üks suur šamanistlik sümbol, mis praegu teie juurde sinna arvutisse teie kõrva kaudu nagu laskub. Ja mina kirjutasin selle mõtestamiseks ühe luuletuse ja ma tahaks selle lõpetuseks ette lugeda. See on minu luulekogus Aga armastusel on metsalinnu süda. Sa kingid meile merikotka sulgi, mis jäänud kinni okastraadist aeda. Seesugu suveniire kinkida on mulgi siin helevalges ajas musta laega. Jääb hüüdma tormikell, kui läheb laevu
kodukülast koolipride riiki. Mis valemiga, kas või hädavaevu, võiks vaal ja inimene jääda viiki. Mu moosekandist sõbra hõbesilmad on täna sügistaevakarva hallid. Ta lemmiklaane ostsid metsafirmad ja homme neelab raiesmikut Tallinn. Et valitseda targalt tuleb kaua, olla loov ja lolli moodi julge. Siin helevalges ajas, äärel musta haua, hoides kõrgel merikotka sulge. Aitäh! Ma Aitäh! tahaks veel lisada meie laulu refrääni viimase salmi. See on kirjas nõnda. Meil on vaja koos keset kiiret ajasõudu vaadata üksteisel silma. Me sõnadel on vägi ja me tegudel on jõudu. Koos loome paremat maailma. Aitäh teile! Aitäh jagamast ja ega ma ei tahagi mitte midagi rohkem öelda. Kohtumiseni ja loodan väga, et meil õnnestub kõigil seda maailma hoida. Aitäh teile! Aitäh kutsumast! Jõudu ja tervist!